Tere jälle! Täna reisi 8. päev ja oleme tõesti vahvas kohas Longmani koopad, mis Longman tõlkes tähendab draakoni värav. Ja see on ka just lõunasuunalt Luoyangi linnale ja sisuliselt Luoyangi linn, mis asetseb mägede vahel, kõigist külgedest mägedega kaitstud, siis ainukene juurdepääs ongi just nimelt lõunast ja selle sissepääsu juures ka just nimelt Longmani koopad. Ja alguse nende ehitamine sai juba kuskil 4.–5. sajand meie aja järgi Põhja-Vei dünastia ajal, aga väga palju täiendusi tegi just Sui ja Tangi dünastia ja eelkõige Tangi dünastia. Ja see, mida siin minu ümber näha on, siis see on just nimelt Tangi dünastia aegne, kus sellega eriti oli ametis oli ainukene naiskeiser Wu Seitan, kelle näo järgi, kui siin kaamera nüüd pöörab, on tehtud ka 17 meetri kõrgune Buda kuju ja mida on ka võrreldud, öeldud, et tegemist on nagu Hiina Mona Lisaga, et tal on samasugune salapärane naeratus ja nagu Mona Lisa. Ja külgedelt kaitsevad taeva kuningad ja muud saatjad siin. Aga mis nüüd selle Longmani kohta tuleb ka rääkida seda, et kuigi Tangi dünastia väga palju lubas vabadust religioonidele, oli religioonide õitseaeg, siis mitte terve Tangi dünastia ajal, vaid siis, kui hakkasid asjad halvasti minema, nii ütleme meie mõistes riigikassa hakkas tühjaks saama selleks, et väga palju varasid kulutati kaunitele kunstidele, toredusele, hiilgusele, siis, ja hakkasid rahad otsa lõppema, siis leiti patuoinad. Ja patuoinasteks olid näiteks budamungad, selleks, et tundus, et budamungad ei tee midagi, nad ei tooda midagi, lapsi sealhulgas mitte ja väga palju nüüd rüüstati, rünnati ja üheks selliseks rüüsteobjektiks olid ka need samad Longmani koopad. Ja siin on ka tänasel päeval siis näha, et siin on tuhandeid suuri ja väikeseid erinevaid budakujusid, siis väga paljudel on kas näod lõhutud või pead üldse otsast löödud. Õnneks see siis ei puuduta neid kõige suuremaid kujusid. Ja võib-olla isegi võib öelda, et see annab hoopis võib-olla teistsuguse aupaiste isegi sellele kohale. Ja tänapäeval, nagu näha ka täna juures olevalt pildilt, on see väga külastatav, väga rahvarohke. Täna tuleb mainida ka seda, et miks siin täna nii palju Hiina rahvast koos on, siis üks selline moment, et kui vaadata nüüd kuukalendri järgi, ütleme Hiina kalendri järgi, siis neil ei ole meil on täna 16. oktoober, siis kuukalendri järgi on täna 9. september, 9.9. Ja nemad leiavad, et see on topeltjang, et see on 2 jangi, 9.9. Ja see päev ise on siis seotud esivanematega ja seetõttu on hordide viisi tulnud Hiina rahvas siia, et avaldada austust oma esivanematele ees ära läinutele. Nii et siin meil on veel mõne tunnikese veedame veel siin ja siis meil on täna plaanis. Edasi me sõidame Valge Hobuse templisse. Miks see on eripärane, aga sellepärast, et see on Hiina üks vanimaid budistlikke templeid, asutati juba 68 peale Kristust ja ta on tänaseni toimiv tempel. Me veedame seal täna oma pärastlõuna, loodame, et näeme ka siis reaalseid tegevusi, palvusi või midagi. Ja ma mäletan möödunud aastast, et väga tugev, väga võimsa energeetikaga just see Valge Hobuse tempel, et me lausa kauplesime giididelt, et meil muidu oli plaanis täna ka veel kohaliku muuseumi külastamine, et võib-olla jätame selle homme hommikuks enne, kui hakkame Shaolini poole sõitma. Nii et jah, et tõeliselt vahva ilm, täna on, ma ei tea, kuidas teil kodus, aga meil siin on päike särab, palav on tõeline suvi ja oleme just, siin kõrval on jõgi, jõgi kirjutatakse Y-jõe lääne kaldal, kell on kohalik aeg on praegu saamas 12, et kujutate ette, päike kütab, soe mõnus, rahva melu ümberringi ja siis selline ajalugu siin selja taga. Nii, aga selleks korraks kõik.
järgmistel päevadel kohtume, räägime jälle. Nägemist!